Kas sa lõpetasid? Jah. Väga hea. Head sõbrad, täna te hakkate vaatama ühte päris korralikku ja väga suure märgilise tähendusega filmi. Film räägib Vene-Gruusia sõjast, millest tegelikult erilisi linateoseid tänaseks päevaks veel tehtud ei ole. Tõsi, on olemas 2 Kremli-meelset Vene propagandafilmi, kelle isegi režissöör näiteks Kreml pole kunagi ära maininud, ent nii autentset materjali, nagu hakkab pakkuma Andrei Nekrassov, vähemalt mina Vene-Gruusia sõjast teist sellist ei tea. Filmi ülesehitus on väga lihtne. Andrei Nekrassov kuuldes Vene-Gruusia sõja puhkemisest otsustas oma toonase elukaaslasega, kes paraku on tänaseks surnud, et tema läheneb siis sõjakoldele Gruusia poolt ja tema abikaasa Vene poole pealt ja nad saavad kusagil rindejoonel kokku. Nii see enamasti on, saavadki rindejoonel kokku, lehvitavad üksteisele ja tegelikult siis kumbki näitab siis oma poole pealt sõda. Abikaasa Vene poole pealt, Nekrassov ise Gruusia poole pealt. Andrei Lvovitš Nekrassov sündis 58. aastal ja ta on Vene kinos täiesti iseäralik nähtus. Selliseid dokumentaliste, kes tänasel päeval julgeks teha filme sellise kõva sotsiaalse närviga, nagu teeb seda Andrei, annab vast lugeda üles ühe käe sõrmedel. Sest ohutu selline teguviis ja selline töö kindlasti ei ole ning siin tihtipeale kipub rakenduma inimeste enesetsensuur, eliks siis inimesed julge igaks juhuks parem mitte filme teha, kuna sellele võivad järgneda kõikvõimalikud sanktsioonid ja nagu me teame, Venemaa on nagu ajakirjandusliku poole pealt ju üks maailma ohtlikemaid riike, nimelt kui võtame siin Politkovskaja või ükskõik kelle juhtumi, siis siin võidakse lihtsalt liftis maha lasta. Andrei Nekrassov sai oma filmihariduse Piiterist, on Piiterist pärit, sealsest teatri- ja filmikoolis, aga on ka õppinud Pariisis kirjandust ning filosoofiat. Ja Bristoli filmikoolis tegi endale siis nii-öelda doktorikraadi. Tema esimene film, oma esimene filmi tegi ta 1988. aastal ja selle filmi nimi oli Minu isiklik Venemaa. Ning 1988. aastal paistis ka see film juba silma oma perestroika meetodites kahtlemise poolest, eliks siis tegelikult suhtelise skepsisega veel tärkavasse Vene demokraatiasse, kuna Nekrassov tõepoolest ei uskunud, et demokraatia kui ühiskondlik vorm võiks Venemaal erilist kandepinda leida. Tõsi, sellel ajal teda polnud veel ära keelatud ja Jeltsini ajal näitas tema film edukalt Moskvas, Leningradis, Pihkvas, mujal suuremates linnades suurtelt ekraanidelt. Tänaseks see paraku enam nii ei ole. Aastal 2007 sai ta valmis filmi Litvinenko juhtum, mis põhjustas päris korraliku rahvusvahelise skandaali, seda on ka ETV-st näidatud ja see on nüüd Venemaal tänaseni täiesti ametlikult keelatud. Andrei Nekrassovi filmid paistavad silma eelkõige oma tõepoolest analüüsivõime ja ehk isegi võib-olla mõnes kohas isegi liigtäpsuse pärast. Tegemist ei ole igal juhul mingi kunstiga, kunsti tavatähenduses, vaid tegemist on ajakirjandusega, parima ajakirjandusega, mis võtab appi kunstilisi vahendeid. Elik lihtsalt kaadris tööd ja nii edasi, et teha midagi selgeks, näidata mingeid asju, mis Andrei arust Venemaal, tänasel Venemaal nihu on. See film, mida me vaatama hakkame, ei alga sugugi erilise poolehoiuga Gruusiale, vaid Andrei on tunnistanud, et kuna tema ei teadnud sõja põhjustest mitte midagi ja Vene massimeedia loomulikult süüdistas sellest ühepoolselt ainult Gruusiat, talle tundus see kahtlane ja sellepärast otsustas minna seda ise vaatama. Filmi arenedes me näeme üha edasi, et tema sümpaatia kaldub selle pisikese riigi poole, mida rohkem film edasi läheb, mida siis ründab suur koloss.
film on rahvusvaheliselt kõvasti tähelepanu äratanud. Filmi on näidatud päris mitmetes lääne telekanalites, seda on näidanud BBC, ta on rippunud CNN-is üleval. Kindlasti näitab seda ka sügisel Eesti televisioon. Filmi rahastasid norrakad, kuna Venemaalt sellise filmi rahastamise jaoks raha võimalik lihtsalt saada ei ole. Sponsorid pelgavad, et nad rikuvad ära oma suhted võimuga, kui nad Nekrassovi filmi rahastavad. See on õudne dokumentaalfilm, piisavalt pikk ühest täiesti mõttetust sõjast. Ei õigustada sõjas mitte kumbagi poolt, küll aga annab ta äärmiselt olulise pildi hästi tavainimese seisukohalt, kes on siis kahe riigi konfliktis hammasrataste vahele jäänud. Filmi on hinnanud Sundance'i festival Kanadas, mis on üks mainekamaid kohti, kuhu dokfilme saadetakse alati eripreemiaga. Nekrassov on saanud veel palju rahvusvahelisi preemiaid ja senini peame kurvastaks ütlema, et üheski Vene suures kinos seda filmi näidatud ei ole, ehkki seda ametlikult ka keelatud ei ole, kehtib ka kinode puhul enesetsensuur kahjuks Venemaal, näiteks Moskvas ja Piiteris. Kinojuhid igaks juhuks parem seda ei tee. Küll, aga on seda näidatud erinevates Vene ülikoolides, muuhulgas ka Vladivostokis, Pihkvas, Piiteris, Moskvas. Nüüd on siis kord Narva käes ja ma soovin sõna otseses mõttes õudseid filmielamusi, aga kõva kaasamõtlemist ja arusaamist, mida siis Andrei tegelikult tahab öelda, sest Andrei ei taha mitte midagi muud erilist öelda, kui ta on lihtsalt inimsuse poolt.